No nii, tere õhtust. Nüüd sai kell 6, et viimased küll veel sisenevad, aga hakkame pihta. Tere tulemast meie järjekordsele Eesti raamatuaasta kohtumisele. Meil on täna vestluspartnerid Mihkel Mutt ja Aago Pärtelpoeg. Meie raamatuaasta kohtumiste sarjas on siin varem olnud kohtumised Urmas Klaasi ja Tõnis Viluga. Siis on olnud proua Sirje Karis siin meie vestluspartner. Samamoodi on olnud Toomas Kiho, kes siin saalis paistab. Samuti on meil käinud vestlemas siin ka kohe päris aasta alguses Anu Raud. Täna lisaks sellele, et me oleme väga tänulikud, et te tulite siia saali, üks väike tähelepanu juhtimine. Seal tagumise laua peal on meil küsitlused. Et see on meie tagasiside küsitlus ja me oleme tänulikud, kui te täidate neid kas siis paberil või siis võtate pärastpoole aega ja vastate internetis. Ja te saate neid igalt poolt meie osakondadest ka, et 15. novembrini on aega, et täitsa rahulikult võtke see 10 minutit, et meile anda infot selle kohta, mida te arvate nii meie üritustest kui ka raamatukogu tööst laiemalt. Üks palve veel, pange palun telefonid vaikseks, et siis on meil kõigil rahulikum kuulata. Ja meeldivat õhtut. Tere tulemast siis kõikidele ka meie poolt. Ja mul on ka tõesti väga hea meel, et Mihkel Mutt on nõustunud meid täna õhtul külastama ja mõnedele küsimustele vastama. Ja ma loodan, et ka publikul tekib või on juba tekkinud varasemalt küsimusi, siis neid võib julgelt esitada. Ma loodan, et härra Mutt on nõus, et võib ka meile vahele segada, ei pea just päeva lõpuks neid küsima. Ja ma usun, et kõik, kes te olete siia tulnud, teate, kes on Mihkel Mutt, tunnete tema loomingut, ka elulugu enam-vähem. Nii et seda ümber jutustama vast ei pea, aga alustaksime siiski nagu tavaliselt algusest, lapsepõlvest, kui sobib. Et te olete lõpetanud Tartu 8. keskkooli, mida me praegu tunneme Forseliuse kooli nime all. Ja teie üks õpetajatest oli seal ka Vello Saage, selle tõttu siis ka kutsuti kooligi Saage kooliks. Võib-olla kõigepealt sissejuhatuseks, mida te sellest kooliajast eredalt mäletate? Tere ja aitäh kutsumast. Mida ma mäletan kooliajast? Kooliaeg oli üks tore aeg. Teate, kõik see, mida räägitakse, et sovjetiaeg ja nõukaaeg ja Vene aeg ja kõik, ja kui inimene on noor, ta hormoonid hakkavad möllama, tal tekib teadvus, ta hakkab maailmaga suhtlema, tal on noorlooma staatus ja siis ükskõik, kus ta elab, välja arvatud muidugi koonduslaagris või lausa viletsuses sõja ajal. Kui ta elab enam-vähem stabiilses ühiskonnas, kus suhted on selged, kus on vanemad ja lapsed ja on ülevad ja alluvad ja kõik on enam teada, siis on noor inimene alati õnnelik. Ja ka mina olin kooli ajal täiesti õnnelik, sest ma olin küllaltki tavaline laps. Mulle ei meeldinud üldse ainult lugeda, ma kunagi olen nurgas raamatut lugenud, mulle meeldis väga palli mängida, mulle meeldis kõike teha, mida ikka inimesed teevad. Saage oli omamoodi, seda ma ütlen kohe ära, ta oli pedagoogika alal geenius. Nii nagu on olemas geniaalsed noorteklassi treenerid, kes ei kõlba kunagi vanade juunioride või täiskasvanute treeneriks, nii on ka vastupidi. Noorele inimesele on vaja isetmoodi läheneda ja Saage valdas seda kunsti ja ta üsna mitmes inimeses, kellest muidu võib-olla ei oleks saanud kirjandusega tegelejate, kes üldse ei oleks vaimu maailma poole oma nina pööranud, ta oskas seda äratada. Ta tegi seda omal kombel, tal olid head näitlejavõimed, ta oli ju tegutsenud ka rahvateatris ja mul on tunne, et kuna ta ei saanud rahvateatris või päris teatris tegutseda, siis koolis see oli talle nagu mitte asendustegevus, aga igatahes variant B. Tema tunnid olid etendused. Ühesõnaga jah, ma olen üsna paljus tänuvõlgu sellele, et ma olen kirjandusega tegelema hakanud tänu temale, erinevalt mõnest, kes olid
juba lapsest peale. Imelapsed nagu Mati Unt näiteks või seal on teisigi olnud. Mina olin täiesti tavaline selles mõttes. No natukene mitte päris tavaline, aga suhteliselt tavaline. Nii et ja ei, mina olen väga tänulik, et ma sinna sattusin ja mul on kooliajas väga head mälestused. Meil oli üldse huvitav klass, kui te teate, pedagoogikateadlane Tiiu Kuurme oli minu klassis, kes kunagi on spordiga tegelenud, võib-olla mäletab, oli Tartu Kalevi korvpallimeeskond, sisuliselt Eesti esindusmeeskond ja selle kapten lühikest aega oli Jaan Orav, kes on ka minu klassikaaslane. Ja et meil oli väga huvitav klass. Nalja sai palju. Teatreid sai tehtud ja reisimas käidud. Me käisime koos Saagega 2 päeva kirjandusloolistes paikades. Ma olen need kohad praegu just üleeile autoga tulin Haapsalust ja käisin, vaatasin Udernasse ja Tääksisse ja Tääksis me ööbisime lakas ja küll oli romantiline. Ja kõik nad rääkis, olime Villem Reimanni ausamba juures Kolgajaanis ja need kohad, mis on kuidagi kultuuriga seotud, ta viis meid sinna juurde, ega me midagi aru suurt ei saanud ja ei huvitanudki. Peaasi, et pall kaasas oli nagu ikka ja tüdrukute ja poistevahelised suhted. Aga tagantjärgi ma saan aru, kui oluline see oli, et ta viis meid sinna ja näitas need kohad ära. Ma tean, et siiamaani. Tuli mõte, et küll on kahju, et tollal ei olnud videotehnika nii arenenud kui praegu, et neid Saage etendusi oleks ju täitsa tore. Ma ei tea, kas see oleks videos välja tulnud, sest ma olen olnud ju pikalt teatrikriitik ja ma olen näinud etendusi, mis on filmitud ja tee, mis tahad. Nad annavad sulle mingi ettekujutuse või taastavad mälus selle, mida sa oled näinud füüsiliselt. Aga kui sa ei ole näinud seda ja seda fluidumit saanud, siis sa ei anna sulle seda. Ma olen näinud kas või see film Põrgupõhja uus vanapagan. Peeter Toominga film ja see etendus ja need 2 asja, nad ei ole võrreldavad, aga kuna ma olen etendust näinud, siis midagi natukene must tekib. Nii et ma ei ole kindel, kas Saage klassi selle tundide filmimine oleks midagi andnud, ma mõtlen tulevaste pedagoogide, kirjandusõpetajate koolitamisel. Võib-olla mitte, sest Saage pedagoogika ei olnud traditsiooniline. See oli kõige ehtsamas mõttes loominguline lähenemine. Ta oli kunstnik, pedagoogika kui kunst on ka olemas. See, kuidas sa need väiksed olendid paned, suunad neid ühes suunas või teises suunas. Mulle meenub alati seoses Saagega ja õpetajatega klaaspärli mäng Joosef Knecht, kes lõpuks tahtis ainult tegelda lastega ja mida noorematega, seda rohkem. Ta sai aru, et see on üks võimalus, kuidas inimest paremaks teha. Te ütlesite, et te olite peaaegu tavaline laps, no mitte päris kooliõpilane siis, aga te olite ikkagi üsna andekas, te juba väga noorelt kirjutasite oma esimesed kirjanduslikud katsetused. Kõik kirjutasid. No jah. Meil oli ju, see oli ju tavaline, et pidi midagi kirjutama. Ja mõned kirjandid, ja ma olen kirjutanud kirjandi 11. klassis. Kirjandi, see oli kampaania üle vabariikliga, üle liiduline. Kirjandi teema oli revolutsioonil on algus, lõppu revolutsioonil. Ei, see ei olnud see. See oli midagi sarnast, see oli nagu, kas see oli midagi komparteime ajastu mõistus ja südametunnistus. Midagi umbes niisugust. Ja ma sain sellega auhinna ja olin vabariigi 6 parema hulgas. Žüriis oli olnud Valeria Villandi, kes oli minu ema kursusekaaslane ülikooli ajal. Ja Valeria Villand oli öelnud, et selles kirjandis on avalduvad autori filosoofilised võimed. Eesti on väike. Nii et ma olen küll kirjutanud, aga ilukirjandus sellel ajal mingid palad tipa-tapas ilmusid, aga need on küll niisugused, et kui neid lugeda, sealt mitte keegi ei loe mitte midagi välja, et sellest inimesest võib kunagi üldse mingi kirjutaja saada. Seal samas kõrval on näiteks Tarmo Urbi kirjutis. Tarmo Urb oli minust 1 aasta ees. Tarmo Urb on palju kirjanduslikum ja palju parem. Aga Tarmo Pihlap, kes ka seal samas oli, tema ei kirjutanud üldse peaga mitte midagi. Ja ma tõlkisin, see on küll õige. Minu kirjanduslik karjäär algas tõlkimisest. Ma kirjutasin vist 5. või 6. klassis, ma tõlkisin ühe loo. Kuna mul inglise keel oli kodus nagu ta oli
ja siis ma tõlkisin jutu Suur pannkoogi rekord. Praegu ka ma loen internetis, kuidas keegi on seal, ma ei tea, mingi 100, seda, mis asjad need on, hot dogid või kui palju või hamburger, keegi sellest 200 sõi või mina ei tea, kui palju. Ja see jutt oli niimoodi, kuidas keegi sõi 53 pannkooki ära. See oli tore jutt ja tõlge on täitsa korralik huvitaval kombel, ma vaatan praegu. Ja nii see minu karjääri algus oli tõlkija. Ma häbenesin seda, kuna mulle tundus, et tõlkimine pole üldse nii tähtis kui originaaljutu kirjutamine. No loll inimene. Praegu ma vaatan, et tõlkimine, hea jutu tõlkimine on palju olulisem kui mingisugust keskpärast fantaasiat välja pritsida. Aga tuleme siis teie lugemiselamuste juurde. Et mis olid näiteks lapsepõlves, koolipõlves teie lemmikteosed? Ma lugesin väga tavalisi asju, pean tunnistama. Ma lugesin muinasjutte, mulle meeldisid Seto muinasjutud ja Vennad Grimmid, eriti Ungari imeflööt meeldis. Ja ma ei tea, vaatan, saalis on küllalt veel inimesi, kes peaksid ka olema neid lugenud. Võib-olla neid hiljem välja antud, ma ei tea seda. Ja meeldisid, mis mulle veel meeldisid. Astrid Lindgren loomulikult meeldis, Kalle Blomqvist ja meeldisid täiesti mõistuse vastased asjad, kui praegu vaadata. Mulle meeldis Arkadi Kaidar, Grafilossi varemed ja kõik meeldisid need asjad, kõik tavalisemad värgid. Ja vaat ühte asja ma pean ütlema, et meelesti läheks. Vaat see on see. Ja see on küllap ka teil niimoodi. See, mida te olete kunagi lapsena lugenud, see jääb meelde. See jääb vastikult meelde. Sest teie see plaat on siin veel nii pehme, et kõik, mis see vajutatakse, see jälgib eluks ajaks. Seda see ei peaks meeles olema, sest hiljem inimene loeb palju tähtsamaid asju, palju väärtuslikumaid süvavärke ja need ei jää enam nii kergesti meelde. Mida vanemaks ma saan, seda vähem see meelde jääb. Aga vaat see, mida ma olen lugenud, mul on meeles kõik nendes punastes lasteraamatutes, kõik detailid, mis värvi oli kellelgi müts peas ja mida keegi kellelegi ütles ja see ajab ahastusse. Aga siit moraal. Kui selles vanuses jääb inimesele meelde, see tähendab, tuleb teha veast või asjast nagu ta on, tuleb voorus teha. Temale tuleb selles vanuses kirjutada neid asju, millest tal on kasu, et tal need meelde jäävad, mis teda ka paremaks teeb. Või mitte paremaks, selles mõttes, et teda teeb inimlikumaks, avaramaks, laiendab tema teadvust. Ja siin ma tulen jälle selle Klaasperli mängu Joosef Knehti juurde, et Kneht hakkas õpetama algul 7, 8, 9 aastaseid ja tahtis järjest minna tahapoole. Lõpuks ta tahtis õpetada 3-aastaseid. Ta tahtis, et see laps tuleks ta kätte puhta lehena ja siis ta saab sinna midagi tõeliselt, kui midagi segavat ees ei ole, ja siis saab teda pöörata hea poole suure algustähega. Nii et jah, et mul on meeles need lollid asjad ja midagi üle parata. Vahel need tulevad mulle ka unes ette enne magama minekut ja ma sülitan selle peale mõttes. Mõtlen, mis kurat, ma pean neid asju meeletama. Miks ma ei mäleta mõnda? Kuigi ka hiljem jäävad mõned asjad muidugi meelde. No ja, aga jah, ma lugesin, ega ma ei lugenud liiga palju, aga ma siiski pean tunnistama, et ma lugesin. Jah, ma siin kooli raamatukogust ja kodus mul ei olnud väga palju eestikeelseid raamatuid. Raamatutega on, ja raamatukogud on erinevad inimestel, nad suurenevad, me kõik teame. Enamik inimesi praegu peab vähendama neid kuidagi, neid raamatukogusid. Sest kuidas koguneb raamatukogu? Kõigepealt on päritud, on sul vanemate raamatukogu. Võib-olla on kellegi sugulase raamatukogu, sulle kingitakse eluajal raamatuid, sa ise saad mingid raamatuid, näiteks ükskord ma sain kiituskirja isegi algkooli ajal. Mulle kingiti mingisugune Tšukk ja Kekk, mingi raamat kingiti ja see mu siiamaani alles pühendusega. Kuidas ma viskan selle ära? Mihkel Mutile väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Ei saa seda prügimäele visata. Ja siis on igalt poolt tuleb juurde ja lõpuks hakkad teadlikult ostma, nagu mina hakkasin teadlikult ka ühel hetkel ostma. Aga kodus oli meil palju inglisekeelseid raamatuid, kuna need olid kõik osa sellest raamatust, mis kunagi oli olnud vanaisa juures Kiidjärve mõisas ja kui see 40. aastate keskes ja kõik see värk pööre tuli
siis see nii-öelda tuumik sealt, üks osa, ma arvan, et see võis olla üks veerand heal juhul või viiendik, see toodi meie Võru tänava majja. Ja need raamatud katsid kogu seinu, riiuleid ja kui vanemad ei olnud enam elus, isa enne ja ema 2010, siis ma olin selle probleemi ees, mis teha selle raamatukoguga. Kõik seinad olid täis raamatuid, tuba ei olnud suur, 16 ruutmeetrit, aga ikka kolm seina olid raamatuid täis. Seal oli mitu tuhat raamatut. Ja mina siis hakkasin ka neid, võtsin südamest sealt rindu ja need, mis olid seotud, ütleme seal, mida oli näha, mille pole väärtust. Aga paarsada raamatut on minul praegugi enda juures. Nii et nad on nüüd juba 3. kord ja ma ei tea, mis nendest saab. Ja siis seal oli ka sääraseid väärteoseid, seal oli üks ilus sari, ma ei mäleta, 50 raamatut, see oli maailma kirjanduse kuldlõige. Seal oli kõike, alates Decameronist ja inimlikust tragöödiast kuni Marxi Kapitalini, Spinoza ja Nietzsche moraali genealoogiani ja kõik sellised asjad. Väga ilusas köites ja kõike, need on uhke vaadata riiulis. Aga mina neid lugeda toona ei saanud, nad olid liiga keerulised mulle, aga ma hakkasin lugema lihtsamaid raamatuid. Näiteks inglise keeles ma lugesin kõige esimesena adapteeritud Sherlock Holmesi väljaandeid. Mulle meeldib Sherlock Holmes. Ma olen vaadanud kõike tema tellinud Amazonist, kõik tema filmivariandid ja seriaalid ja see on lihtsalt niimoodi. Sa vaatad, kuidas ühte asja erinevad põlvkond on tõlgendanud. Seiklusjutud mulle üldse meeldisid. Oli seiklusjutte maalt ja merelt. See on minu põlvkonna jaoks nagu mingi parool on see sõna. Seiklusjutte maalt ja merelt. Seal oli ka igasugust asja, seinast sein oli väärt asju, Jules Verne ja oli ka muidugi ideoloogilisi jutte, täiesti punaseid kriminaaljutte. Aga mulle meeldisid ka need punased kriminaaljutud, mulle väga meeldisid. Aga mis mulle eriti meeldisid, olid noorena, oli ulme. Seda nimetati toona teaduslikuks fantastikaks. Minu üks lemmikraamat oli vendade Strugatskite Purpurpunaste pilvede maa, mis räägib reisist Veenussele, see mu siiamaani peaaegu peas. Ja siis mulle meeldis veel Andromeda udukogu, mis oli kuidagi liiga segane juba, aga see oli ka huvitav ikkagi. Ulme mulle alati meeldinud. Ja teine kiiks, ma nimetan seda kiiksuks, mulle kallis kiiks, mulle meeldivad saurused. Mulle meeldivad eelajaloolised elukad. Mulle meeldis väga Sannikovi maa, mis on parool tänapäeva noorte jaoks ka, aga mitte see mulle nii meeldib. Mulle meeldis ka Arthur Conan Doyle'i Kadunud maailm, mis räägib brittide ekspeditsioonist Lõuna-Aafrikasse. Aga veel rohkem mulle meeldis ühe akadeemiku Obrutševi raamat Plutonia. Seal on väga pikalt kogu sauruste maailma morfoloogia ja taksonoomia ja neid saurusi ma tean siiamaani une pealt. Alates lendavatest pterodaktylustest kuni suuremate värkideni ja kuigi see oli kirjutatud ka 40-ndatel, 50-ndatel. Väga palju avastusi sauruste maailmas on pärast seda tehtud, 70-ndatel, 80-ndatel, siiamaani tehakse. Ma loen ka ju internetist BBC teadusuudistest, kuidas ikka jälle on leitud mingisugune uus sauruse tõug ja need on järjest suuremaks läinud. Brontosaurus ei ole kaugeltki enam kõige suurem. Minu ajal oli Brontosaurus, oli see kõige suurem ja see on läinud ju ka käibesse. Bronto tähendab mingit suurt. See on ju liide paljudel igasugustel toodetel ka ju see Bronto. Aga need muud brachiosaurused, neid veel ei tuntud. Aga see muu asi, see sauruste värk, kõik need, kes vees elavad need ja need on mul kogu aeg olemas ja mul on nad väga huvitavad. Aga ma olen kokku puutunud inimestega, kes ei usu, et nad üldse olemas on. Isegi minu isiklik abikaasa, kui ma talle hakkasin rääkima, et saurused on tõeliselt olemas olnud, ta ütles, et kuule ära jama, see ei ole ju päriselt. Aga ma sain ta ikkagi ümber veenda ja meie õnn säilis, et saurused on ikka olnud. Saurused on päris ja see on väga huvitav.
ja eriti huvitav on see, et Sauruste ajal elas ka imetaja, et see on kõige huvitavam. See on niisugune õppetund, kuidas säärased suured võimsad olendid kadusid ja see väike imetaja, see jäi ellu. Ja see on palju ja ma läksin nüüd kõrvale oma jutuga ja aga ulme mulle siiamaani meeldib ja praegu mulle meeldib teistsugune ulme. Ulme jaguneb laias laadis ju kahte. Üks on see, mis räägib elust kuskil kaugel galaktikates. No selle kohta on teadlased ammu öelnud, mitte väga ammu, võib-olla 20-30 aastat, et see ei saa mitte kunagi teoks. Mitte kunagi inimene kui liik ei puutu kokku teiste mõistuslike olenditega. See on välistatud, lihtsalt see ei ole võimalik. Puht füüsika seaduste järgi. Sellest ilmus eelmine aasta akadeemias üks noorema teadlase, Eesti teadlase, väga arukas kirjutis. Seda ei juhtu kunagi. Aga teine ulme liik on see, mis puudutab kõike seda, mis toimub inimeste vahel. No telepaatia on selle esimene kõige lihtsam näide, aga telepaatia pole päris ulme. Aga on teistsugused asjad, igasugused robotid ja paralleeluniversumid. Ja siin on see huvitav asi, et väga palju sellest, mis oli ulme, saab teoks. Ma ei tea, kui paljud on vaadanud ühte imelikku seriaali. No mina vaatan, selle nimi on Westworld, lääne maailm. Sellest oli kunagi üks film, aga see ei ole see. See on tehtud nüüd, ütleme, viimase 15 aasta jooksul ja see räägib sellest täielikust, sellest, kuidas on enklaavid maa peal, kus on inimesed, humanoidid, küborgid, kes on täiesti inimestega sarnased. See on see, kuhu praegu AI tasapisi on teel, aga see on lõpule viidud. Ja need on inimestega täielikult identsed, välja arvatud see, et nad ei ole naisest sündinud, nad on täiesti täpselt samad. Ja siis on nende võrdlus, inimene ja masin ja muidugi moraal tuleb lõpuks välja see, et masin on vahel inimlikum kui inimene ja see on ju see, mis kõik võib ka juhtuda. See minu jaoks see ei ole ulme. Ma jälgin suure huviga praegu neid diskussioone AI üle ja mina naeran kogu aeg, kui keegi ütleb, et see on võimatu, et masin mitte kunagi ei saa hakka tegema neid või teisi asju. Lihtsalt tuleb vaadata ajafaktorit, kui uus see kõik on, kui noor on üldse inimkond. Suurem osa inimesega toimunud muutustest, mida me praegu näeme, on viimase 300 aasta jooksul toimunud. Kõik kiireneb niisuguses tempos, et ma ütlen, et mul on hea meel, et ma ei ela väga kaua enam. Et ma ei taha näha, sest inimene ei suuda kohaneda sellega. Traagika ei ole mitte selles, et elu muutub. Traagika on selles, et elu muutub ühe inimese jooksul mitu korda. Sest inimese vaimne kokkupanu ei ole selleks kohandatud. Aga pisut kasutate AI-d? Mina ei kasuta AI-d põhimõtteliselt mitte millekski, sellepärast, et ma teen veel siiamaani AI-st paremini. Kuigi ma saan aru, et see on, et igasugust, kui ma oleksin mingisugune, ma ei oska öelda, mitte funktsionäär, vaid keegi, kes peab midagi vorpima, mingisuguseid tõendeid või vastuseid, või siis loomulikult ma kasutaks AI-d. Täpselt nii samuti, kui ma ei aja enam käsitsi kohvimasinat, kohviveskit ringi või kasutan vahel ka kapslit, mis samuti, miks ma peaksin kõike seda tegema niimoodi. Aga ma olen täiesti kindel, et ma seda kasutaksin, kui see oleks mul vajadus selle järgi. Minul seda barjääri või vale häbi mul ei ole, et ma seda kasutan. Kui see on olemas, miks ma ei pea kasutama? Ja. Mina küsisin eile õhtul ChatGPT käest, et milliste sõnadega ma võiksin lõpetada kohtumise Mihkel Mutiga. Ja ta kirjutas mulle 5-6 väga pidulikku lauset. Ma arvan, et ma neid siiski täna ei pruugi kasutada. Aga see oli väga selline tore ja humoorikas tekst, mida ta mulle pakkus. Nii et nii on, et ikka ise peab ka mõtlema muidugi, et üks ühele ei maksa teda üle võtta. Aga tuleme võib-olla nüüd natukene ajas selles mõttes tagasi, et me rääkisime teie koolipõlvest. Ja räägime päris elust, jah. No päris elust, jõuame näiteks ülikooli. Kuidas see oli ilmselt loomulik, et ülikooli läksite? Oli küll, jah. No see oli minu perekonnas, see oli küll jah loomulikult võetud. Ma ei kõlvanud ka millekski eriti. Mul ei olnud käte osavust kuigi palju. Ma ei saanud hakata midagi autot parandama.
Aga see, et siis läksite just Eesti filoloogiat ja ajakirjandust õppima? See oli inertsist tegelikult ja ka ikka see, kuna ma olin kirjandusklassist tulnud ja mul olid mõningad eelteadmised. Praegu ma saan aru, et ma tegin vale valiku ilmselt. Aga no ütleme, ajakirjandust tollal ei olnud. Ma tahtsin tegelikult olla ajakirjanikuks minna. Aga seda eraldi ei olnud, see oli osa Eesti filoloogiast. Aga praegu ma saan aru, et ma oleks pidanud minema ajalugu õppima, kuna ma olen muutunud ajaloo friigiks. Aga veel tagasi tulles lugemise juurde, ma laenutan, kui mul kodus ei olnud eriti raamatuid ja no osteti küll 5. klassis. Ema ostis mulle Polgupoeg, mul on see nii hästi meeles, Polgupoeg. Paljudest mäletavad, lugesin selle läbi ja ei olnud see häda midagi tookord ei tundunud. Nagu praegu loeks uuesti. Kuidas? Praegu loeks uuesti juba teise pilguga. Ei tea, ma ei ole laste raamatuid uuesti lugenud. Ma loen üldse vähe asju uuesti, sest pettumused on väga kõvad olnud. Ja ma saan aru, et mälumaht on teil nii suur, et kõik jääb ju niikuinii meelde. Et ei ole vaja uuesti üle lugeda. Ei, ma ei oska seda ma ei oska öelda. Võrdlusmoment on hea. See on reaalsuskontroll, kui sa loed midagi, mis sulle on kunagi väga meeldinud ja sind mõjutanud. Ja loed nüüd ja vaatad, ei ole üldse see. Ja siis sa saad aru, et ma olen muutunud ja see annab sulle kõrvalt vaadates väikese säärase nagu uhkuse tunde, vaid teadmise, et sa oled teadlik endast, sa oled enesekriitiline. Aga samal ajal on see ka väike pettumus, siis hakkadki mõtlema, et kas see oleks parem, kui sul oleks jäänud see ilus mälestus ikkagi, et see sulle meeldis. Vaat säärane asi oli mul näiteks Oscar Wilde'i Dorian Gray portreega, küll see mulle kunagi meeldis. Hea, mida ma veel lapsena lugesin, oli Oscar Wilde'i muinasjutud, küll nad mulle meeldisid. Õnnelik prints, mul on kogu aeg see meeles ja lõpp ja kõik. Ja ma olen üle lugenud ja nüüd enam ei meeldi nii väga. Saan aru, et nad on natuke retoorilised ja pisut nagu säärased literatuursed ja ilutsevad ja muidugi ma tean ka liiga palju Oscar Wilde'i eraelust. Ma saan väga hästi aru juba, et selle ööbiku ja selle kuju, kes seal lõpus on, õnneliku printsi lõpus, et tegelikult seal on natuke homoseksuaalset armastust ja see kõik segab, ei tohi teada liiga palju asju. Ja Dorian Gray ka, küll mulle see meeldis, see paradokslemine ja see vaimutsemine ja ma lugesin seda ka 10. klassis ja küll oli hea. Praegu loen ja vaatan, et ei olegi enam nii väga hea ja üldse paradokside vaimustus kaob. Kunagi mul meeldis Tammsaarest näiteks, kõige rohkem mulle meeldis Põrguprõhja uus vanapagan. Küll ma olin sellest vaimustuses. Aga nüüd ei ole üldse enam vaimustuses. Mulle meeldib selle raamatuse üldine lähenemine see, et miks inimene on niisugune, kas inimene üldse võib olla õnnelik ja aus ja korralik siin maailmas. See on kõige aktuaalsem küsimus üldse. See on sama, millega kõik kirikuisad on tegelenud ja millega on Augustinus ja Luther ja kõik tegelenud. Aga see, mis lahenduse seal pakub ja kuidas see kõik on ehitatud ja need paradoksid, mida seal kogu aeg pillutakse, ei lähe enam eriti korda. Muud Tammsaare asjad meeldivad palju rohkem praegu. Eriti meeldib, ma armastasin sakslast ja ma imestan, kui vähe sellest räägitakse. Kuidas vana parun küsib selle noore Oskari käest, et kas te saate hakkama oma riigi pidamisega? See on kõige tähtsam küsimus, mis on praegu ka kõige aktuaalsem. Kas te saate hakkama? Või olete te nii kaua olnud need orjad ja teenijad ja teil ei ole selgroogu, teil ei ole moraalset kindlust. Te tahate ainult saada, olla, aga te ei saa kokku ennast võtta ja teha, nagu mehed kunagi hambad ristis midagi. Ja Oskar ongi nagu lödipüks natukene midagi üle teha. See on kõige aktuaalsem värk praegu. Kas me saame riigiga hakkama? Ja ma ei näe, et sellest ma armastasin sakslast väga palju juttu oleks. Ja üldse kusagil sellel teemal väga palju juttu oleks. See on just kui tabu. Ma saan aru, et on olemas isetäituva ennustuse sündroom. Ja võib-olla see on. Aga see oli kõrvalekalle. Aga jaa, enne ülikooli veel mul oli üks väga õnnestav asi, ma hakkasin käima Tartu linna keskraamatukogus. See kandis tookord Gogoli nime, lapsed muidugi omavahel seda kutsusid Kokolliks. Kokolliks, kõik läksid Gogolisse. Siin trepi peal sai ikka suitsu teha, aga põhine oli muidugi lugemine.
lugemissaalis ma käisin, ma laenutasin ka, aga osa raamatuid oli ainult koha peal lugemiseks. Ja nüüd me peame aru saama ikkagi, mis aeg toona oli. Särast raamatute küllus, särast tõlkekirjanduse meeletut hulka, nagu praegu on, ka head, väga palju on ju head kirjandust, seda ei olnud olemas. Raamatude maailmas oli küllaltki hall ja kitsas pilt, ma mõtlen aastal 70, kui ma siin hakkasin pidevalt käima. Võtame seda näiteks, mis mind huvitas, filosoofialane kirjandus. See oli ainult Spirkin ja veel mõni autor vene keelest tõlgitud eestikeelne oma filosoofia kirjandus, seda polnud olemas, selle asemel oli punane filosoofia, kus oli natukene puudutatud, ma ei tea, mida õieti. Aga siin oli olemas näiteks, siin oli Kierkegaard, siin elava teaduse sari oli olemas Eesti ajal välja antud. Siin oli Adleri psühholoogilised tüübid, Denmani ekstaasia, müstika ja palju muud. Oli ka väga palju head ilukirjandust oli siin. Siin ma lugesin esimest korda Dostojevskit, Aita Kurfelti enne 100-aegsest tõlkes. Seda ei olnud tookord, ainult kuritöö ja karistus. Sellel ajal oli kuritöö ja karistus olemas. Avendi Karamazoved ei olnud kuskilt veel lugeda ja siin ma sain nakkuse Dostojevskit, mis on kestnud kogu elu, üks minu lemmikautorid siiamaani. Ühesõnaga, siin ma veetsin unustamatuid tunde pärast kooliaega ja sain väga palju meeldivat. Ja see jätkus ka ülikooli ajal. Ma käisin siin ikka edasi. Vaat niimoodi, aga ülikoolis ülikoolist oli lugeda hirmus palju. See on muidugi legend, aga nii vähemasti öeldi, et mitte ükski tudeng ei ole mitte kunagi suutnud läbi lugeda kogu kohustuslikku kirjandust, mis ülikooli selles nimekirjas oli. Ja see võib ka tõele vastata. See oli seal ikka sadu ja sadu pakse raamatuid. Aga ma sattusin ülikooli veel küllaltki heal ajal, kuna rivis olid veel mõnedki õppejõud, kes olid esimesel Eesti ajal õpetanud. Nad ei olnud enam oma parimas eas. Tähendab, igal õppejõul on ka olemas oma kuldaeg. Tavaliselt on see 50 elu aastaks, on see niimoodi. Aga ikkagi ma sain kokkupuudet eelmise ajaga ja sain aru, mis asi see Tartu Ülikool natukene on. Ja see teadmine mul siiamaani, mis praegu Tartu Ülikool on, seda ma väga hästi ei tunne ja ma ei tea. Aga minu mälestused on ikkagi head. Minu teada meie järgmine sammast sarjast kohtumine on Tartu Ülikooli rektoriga siin 6 aja pärast. Et siis on kõik oodatud ja teie ka oodatud kuulama ja tema käest küsima võib-olla. Mida ta luges lapsena? No mida iganes. Või seda, et mis on Tartu Ülikool täna? Minu arvates Tartu Ülikool praegu on ikkagi väga palju see, mis on üks normaalne maailma ülikool. Ta lihtsalt on seda. Lisaks see, et ta on väikerahva ainus täiemõõtmeline ülikool ja mis ei asu pealinnas. See annab talle teatava spetsiifika. Siin on see, mida nimetatakse ka rahvuslikuks agendaks või õppeaineteks. See kuulub ka siia juurde. Ma ei tea, kui tugev see on tänapäeval. Seda on väga raske kõrvalt hinnata. Tartu on veider linn. Siin on koos väga imelikud asjad. Siin on väga tugevad, alati olnud Tartus väga tugevalt on esindatud ju sotsialistlik leer. 30. oli siin ju, sellel nimetati sotsid olid esseerid ja need olid meie mõistes euroopalikud sotsid, aga Tartu Ülikool oli ju väga tugev suund oli siin. See oli opositsioonis Tallinnaga tookord, ma ei tea, millega see praegu opositsioonis on. Aga sotsid on ju Tartus praegu senigi tugevad, nagu me nägime asjastes valimistes. Et kohalikku poliitikat ka ikka jälgite? Jah, täiesti jälgin, aga nüüd juba kõrvaltvaataja huviga. Ma ei põe sellele nii väga kaasa, nii ei põe, aga ma jälgin seda ja suure huviga, sest ta on ju, ma ei saa seda päriselt teatriks nimetada, aga ta on etendus ja ta on looming ja ta on huvitav. Seal on inimlikud tegurid ja kui sa oled näinud seda pisut pikema aja jooksul ja kui sa oled veel lisaks ajalooga ennast kurssi viinud, kui sa tead, kuidas on olnud varasematel aegadel, minu suur kiindumus on antiikaeg.
eriti viimased 400 aastat enne kadumist ja üleminek kristluseks ja kuidas see kõik toimus ja kui palju on sealt õppida ja selle taustal praegust Eesti poliitikat vaadata on lihtsalt huvitav. Nalja saab palju inimlikke kirgesid on ja eneseteostust ja tsirkust ja ei, ma jälgin. Valimas ka käisite? No loomulikult, ikka. Ma ei käinud. Ma istusin, ma käisin istumas. Selge. No praegu on... mina ei karda seda e-hääletamist. Sest on selge, et kui kõik on võimalik võltsida, no siis kõik võltsivad. Miks siis ainult ühed peaksid võltsima? See ei ole ju võimalik, et ühed kasutavad, üks erakond või üks seltskond kasutab seda enda huvides ära. Ja kui kõik kasutavad, siis on see nullsumma mäng sama hästi, kui seda poleks olemas. Nii et mina ei põe üldse selle pärast. Nagu ma ei põe eriti ka selle pärast, kas keegi poeb minu kontole või teeb seal midagi või pugegu, kui tahab. Kui ta just pangakontot tühjaks ei tee? Kui ta just pangakontot tühjaks ei tee? Seal ei ole midagi ju. Milleks sinna ronid, ei ole vaeva näha. Pigem ma kardan seda, et on mingisugune algoritm või mingisugune programm, mis teeb kõik kontot tühjaks, rikka ja vaese konto. Seda ma ei salliks, aga jah, kindlasti on need ka juba leiutatud. Tähendab, ei peagi konkreetselt minema kontole, vaid ta teeb kõikide omad tühjaks. Lihtsalt võtab ette niimoodi. Tähestiku järjekorras, ütleme A kuni E. Aga kohalikus poliitikas tahan veel küsida, et praegu 3 päeva pärast valimisi me veel ei tea, kes Tartu linnapeaks saab. Kas teil tartlasena teie jaoks on olulist vahet? On see Klaas, on see Lukas või keegi kolmas? Ja seda küsimust ma pean tunnistama, ma aimasin ette. Seda küsimusele on raske sellepärast vastata, sest Tõnis Lukas on tubli mees, ta meeldib mulle, ta käitub riigimehelikult, praegu käitus. Aga Urmas Klaas on olnud hea linnapea, sest vaadake, linnapea ei pea olema see, kes kõigile kogu aeg meeldib. Linnapea ja eriti Tartusuguse, küllaltki veidra ja Pepsi ja väikekodanliku, samal ajal ka väga liberaalse ja edumeelse on kõik koos. Säärase linnapea peab olema kõigepealt soliidne. Ta peab olema heas mõttes teflon, klaasmees, see on mingi imelik kokkusattumus praegu. Ja selles mõttes, tähendab, ütleme niimoodi, miinimum ja negatiivses mõttes, linnapea ei tohi teha linnale häbi. Ja Klaas ei tee Tartu häbi, ma võin seda öelda eemalt vaadates, see ei ole niimoodi, temaga ei ole seotud ebameeldivaid asjaolusid. Ja see on suur asi, inimestel peab olema mingisugune niisugune asi. See nagu vanasti olid mingid, oli ütleme piiskop või kuningas või keegi või kelle kohta taheti, et ta oleks, tal ei oleks mingid jamasid küljes. Aga teine asi on see, et jah, valimised, mina mõtlesin algul, et võiks ju nii teha, et kui minu teha oleks, et las nad vahetavad korraks ära, et las Lukas olla natuke aega linnapea ja Klaas olla volikogu esimees. Aga ma saan aru, et need ei ole siiski päris võrdsed värgid. Linnapea saab praktiliselt ikkagi rohkem teha. Tähtis on see, kui palju jääb alles tema leitnantidest või adjutantidest. Ma kardan, et kui need jäävad kõik enamuses alles, siis tõesti midagi eriti ei muutu. Aga ma arvan, et läbirääkimiste käigus siiski Isamaa saab midagi välja rääkida, millel on ka praktiline väärtus, sest muidu see tehing oleks mõttetu. Aga see, et nad Chris Kärneri praegu kõrvale jätsid, see minu meelest oli õige. Ma ütleks õigemini, ma ei tunne absoluutselt neid taustu ja ma ei ole ka YouTube'i jälginud. Ma ei tea, minu meelest selle noor härra poolt oli ülearune öelda, et tänu temale linnapea vaheldub. Ja sellega ta ainult lisas hagu tulle, sest nagu näha on, et praegu ta ei vaheldu. Ta oleks pidanud olema täiesti tasa, ennast taandama, heatahtlikult ütlema, et ma teen hea meelega koostööd edasi Isamaaga ja oma osa täiesti maha vaikima. Aga praegu ta puhus selle suuremaks ja Isamaa oli ju sund, ta ei saanud sellega jätkata, sest seda oleks hakatud talle eluaeg nina alla hõõruma.
Nii et näed, kui keeruline see värk on, aga samal on see ka huvitav. Aga siiski, näete ju, kui oleks mingi muu variant tulnud, Reform ja sotsid ja Eesti 200, no ega siis poleks ka midagi Tartus muutnud, seda ma küll ei usu. Nii, aga poliitikas võib-olla aitab, tuleme tagasi kirjanduse juurde. Aga kas te käisite valimas? Jah, ikka, loomulikult. Füüsiliselt? Füüsiliselt. Kas viinarit pakut? Ei, seekord mitte. See on jälle asi, mida keegi ilmselt nooremad inimesed ei tea üldse, et vanasti valimiste ajal oli seal head paremat, et inimesi valima sinna meelitada. See jah. Ma ei tea, kas praegu ei võiks mingi tsirkus seal jaoskonna, on see jaoskond? Ikka valimisjaoskond, jaoskond, minu jaoks jaoskond seostab alati nende politseiga, viidi jaoskonda. Aga võiks ju ka praegu keegi seal laulda näiteks või tantsida või võiks ju olla. Aga et jätame siis poliitika sinna paika ja tuleme kirjanduse juurde ja teie loomingu juurde. Lõuame nüüd lõpuks, kui me oleme tund aega juba vestelnud peaaegu. Et me oleme siia ka välja otsinud teie teoseid. Kõige esimestest, kõige viimasteni, päris viimast meil ei ole praegu rahvale näidata, sest see on niivõrd populaarne teos. Tartu tuld Toomas, et see on pika järjekorraga ja kõik eksemplarid on lugejate käes. Aga alustame siis võib-olla kõige esimesest. Kui mul on õigesti meeles, siis kas see oli kõige esimene? Fabian õpilane. Peaks vist olema. Aastal 80. See oli kõige esimene, jah. Kuidas teist siis, kuidas see mõte tuli, et võiks oma esimese raamatu ülitada? Mõte tuli täiesti lihtsalt, pragmaatiliselt ja see ei ole mingi tagantjärgi leiutis. Ma olin tööl Eesti Raamatus toimetajana. Toimetasin laste ja noorsokirjandust, aga see oli ikkagi kirjandus. Ja minu käest kätte tulid siis kirjanike käsikirjad. Need olid lugupeetud inimesed, hästi tasustatud. Aga need käsikirjad kõik ei olnud Jumala eest puhas kuld. Ma nägin, et mõned neist olid ikka üsna kehvakesed ka. Ja siis ma läksin pool aastat hiljem tööle loomingusse. Seal oli täiskasvanute kirjanduse sama asi, tuuakse käsikirjad ja toimetaja teeb selle paremaks. Ta teeb käsikirja korda. Tookord mõni lugupeetud autor tagaselja pahandas. Minu käsikirja ei ole toimetuses korda tehtud. Nagu ei oleks loomulik, et tuuaksegi korras käsikiri. Ja siis ma lihtsalt, mul kihvatas ühel hetkel, et mul endal on palju huvitavamad mõtted kui nendes käsikirjades, et miks ma ise need välja ei kirjuta. Ja ma paningi oma mõtted lihtsalt ritta ja tuligi mingi esimene jutt ja see ilmus 88 suvel augustis ja tuttavad olid meeldivalt üllatunud ja siis ühesõnaga nii ta läkski, aga see oli algus, eks ta oleks läinud pärast niikuinii, aga kihvatus tuli sellest, et ma võin ise midagi paremat teha kui need härrad, kellele saab osaks nii palju lugupidamist ja kes on minust palju kuulsamad ja ma teen ise. Ja nii läkski ja nii et kuulsaks saamise tahe oli täitsa olemas? See oli kohutav, mul oli, ma ei tea, mul ei olnud mitte Marshali kepike paunas, vaid oli kohe mingisugune sarnane suur tala. Ma olin väga auahne noorest peast, aga ma ei teadnud, mis alal olla. Ma tegin isegi sporti. Ma olin 13-14 aastase klassis, ma olin Tartu noortemeister kergejõustikus näiteks, aga siis ma sain aru, et ükskõik kui palju ma ega ei harjuta, minu eeldustega ei jõua mitte kunagi mitte kuhugi. Ja siis ma jätsin selle, ma jätsin väga noorelt hüvasti tippspordiga. Aga mul lihtsalt tagantjärgi endal on väga huvitav, kui mind on hiljem peetud kohutavaks esteediks ja boheemlaseks ja siis ma ei hakkagi kellelegi meenutama või kui ma meenutan neile, et ma olin noorena väga spordihaige ja tennist mängisin ja kõike tegin ja siis ta peetakse eriliselt peeneks huumoriks. Arvatakse, et ma viskan väga keerulist mitmekordset nalja, et eneseiroonia, et mina. Aga tegelikult ma olin ka. Mulle meeldib renessansi inimesed, mulle meeldivad.
Täis tõsiselt kohe, minu ideaal on Inglise gentleman, kes käib maade avastaja, aga kes samal ajal on sügavalt ka kultuurne inimene ja teadlik ajaloost ja kes on mõlemad olemas. Ja veel mulle väga meeldib judaism, sellepärast, et seal on mõlemad tähtsad. Jumal on andnud sulle mõistuse ja keha ja sa pead mõlema eest hoolt kandma. Kristus eitas seda. Ta hakkas liha suretama, mida ropem ja mustem ja vähem sa ennast pesid, seda lähemal Jumalale sa jõudsid, kuna liha oli kaduv ja vilets ja kõik, see polnud tähtis. Aga judaism ja sellepärast judaism on minule lähedane. Ma arvan ka, et mõlema eest, mulle see päris sarane boheemlus, mulle meeldib disainitud boheemlus ja mulle meeldivad küll kaltsud ja kõik need asjad, aga kui nad on enne puhtaks pestud kaltsud ja säärased pikad sorgusjuuksed, kui nad on hea šampooniga pestud, on väga toredad asjad. Ja võib olla ka mingisugune putukas ronida siin, aga see peab olema hea kunstniku tehtud. See ei tohi olla naturaalne täi. No nii, me rääkisime sellest esimesest raamatust, mida siis kindlasti on väga palju lugenud. See peab olema žilett, mis sümboliseerib minu teravust. No jah, tõepoolest, jah. Ja. Me ei jõua loomulikult nüüd kõikidest raamatutest ükshaaval rääkida, aga siin on nad väljas ja kõige uuem siis nüüd peale selle kõige värskema on see lugu siis Mati Undist. Kas räägime sellest ka mõne sõna? Kuidas see sündis? Ja kas olete tulemusega rahul? Ütlen ausalt, et olen siiamaani. Ma ei loe üle oma raamatuid kunagi. Mul on alati tunne, et issand Jumal, nagu oleks võinud ju paremini kirjutada. Siiralt on see tunne, ma ei kaifi oma teosed. Mõned kohad on alati head ka, nad värskendavad mälu, ja sellest on hea, jah. Aga ma olen küll, kuidas see sündis? See on sellepärast, et mida ma pean üldse kirjanduse ülesandeks, see on muutunud aegade jooksul. Ja muutunud ka minu lugemisharjumused. Varem mulle meeldis elegantne väljamõeldis või suurejooneline väljamõeldis, filosoofiline väljamõeldis. Minu lemmikud olid, ja siiamaani on Toomas Mann, Dostojevski, Tammsaare, Huxley, Hermann Hesse, veel mõned säärased, kes käsitlevad suuri inimelu puudutavaid küsimusi põhimõtteliselt ja teravdatud kujul ja kujundi vormis. See on ülim, mis üldse olla saab kunsti ja mõttemaailmas, see on kõige parem asi üldse. Aga üks aste allpool, see on juba nii ja naa, ja kui veel võtta see tavaline keskpärane väljamõeldis, see mind üldse enam ei huvita. Mind on järjest rohkem hakanud huvitama see, kuidas asjad on tegelikult olnud ja sellel ajal ise oma arvamus kujundada. Sellest minu huvi ajaloo vastu, mitte kitsamat ajaloo, mitte arheoloogia ja säraste asjade vastu, aga see, kuidas inimesed on varem elanud ja eriti see, kuidas inimesed on oma elu tunnetanud. Üks asi on see, kuidas meie arvame, et nad tunnetasid. Teine on see, kuidas nad seda läbi elasid. Tüüpnäide on see, et küll nõukogude ajal oldi õnnetud, see ei olnud niimoodi. Inimesed ei olnud õnnetud sellel ajal tingimata. Nad tajusid, mis on võimatu, mis on keelatud, aga et õnnetu olid, see ei ole niimoodi. Inimesed tajuvad elu teistmoodi. Ja tähendab, mind huvitab see, kuidas inimesed midagi tajuvad. Ja kuidas inimene on elanud. Ja minu lemmikžanr viimase 15, julgen öelda 20 aasta jooksul on olnud elulood. Ma tellin neid algul Amazoni vahenduses ja praegu Chrysostomus'e vahendusel, mis on üks tõeliselt hea firma, ma ei väsi neile komplimenti tegemast, see on Tartus pärit ja ta on tõesti hea firma, ma olen neile lõpmata tänu võlgu, kui palju ma olen seal sadu elulugusid kirjutanud. Mul on omad lemmikud maailmas, põhiliselt on briti autorid, neil on mingi eriline feeling, kuidas nad oskavad kirjutada tasakaalustatult inimestest. Need on väga head ja ma loen neid ja ma olen võib-olla natuke sealt õppinud ka. Ja siis ma olen ka ise tahtnud kirjutada ja ma olen aru saanud, et biograafia ongi minu see žanr, millega ma oleks pidanud tegelema. Ja Undist ma kirjutasin, kuna mõtlesin, et mul on säärane kullasoon kirjaniku jaoks, mida kellelgi teisel ilmselt ei ole. Ikkagi ühes koolis käinud, ühest linnast pärit. Mõlemad on teatrihullud olnud, mõlemad vanemuses käinud, samade inimestega suhelnud, pärast Tallinnas pikalt koos olnud ja ühesõnaga, miks ma ei peaks temast kirjutama ja ma kirjutasin. Nüüd ma kirjutan
elulugu number 2. Nii, tahtsingi just küsida, et kas on tulemas Jaa, kellestki? seda ma olen kirjutanud 1,5 aastat ja ta ilmub, kui kõik läheb plaanipäraselt, järgmine sügis. See on Juhan Viidingust. Sellest ilmus 20. augusti Loomingus. Üks katkend ilmub novembri Akadeemias ja paar väikest katkendit, need käsitlevad Juhan Viidingu õpinguid lavakoolis, need ilmuvad Temukis jaanuaris, veebruaris. Nii, ma kasutan alati Loomingust rääkides väljendit alg-Kalevipoeg. See nagu teada, Kalevipoel oli algvariant ja siis mõni või 5-6 aastat hiljem tuli see päris Kalevipoeg. Alg-Kalevipoeg on see üldine niimoodi. Ja mul oli ka alg-Kalevipoeg undist või algunt ja mul on ka algviiding. Algviiding on enam-vähem koos. Ma töötan sellega iga päev. Mul on see põhimõte, et ma töötan iga päev kas või natukene. Aga hommikupoole ja töötan ja ma tegelen sellega praegu intensiivselt. Oli plaanis ka 3. kirjutada, 3. elulooraamat Lennart Merist, aga ma jäin sellega hiljaks. Lihtsalt allikat ei ole enam käepärast, kuna ma ei teadnud, et Helle Meri on haige ja ta on lahkus ja ilma selleta ei ole see võimalik. Ma olen muidugi Lennart Merit kasutanud ühes raamatus, pole mingi saladus, et see rahvusvaheline mees ja, see on meil ka siin olemas. Sellest ajast räägib ja ma räägin kirjanduse missioonist veel. Kirjanduse missioon on see jäädvustada, kuidas inimesed tunnevad ja mingit aega jäädvustada, kuidas sellel ajal elati. Siin on suured lüngad sees, kui me vaatame 60-ndate, 70-ndate üldse seda nõukogude aega, loeme tolle aja kirjandust, mis sellele kirjutati. Teate, mina ei saa aru, kuidas inimesed tegelikult elasid. Ma ei saa seda aru, mida nad mõtlesid. Seda ei saanud kirjutada, mida inimesed mõtlesid. See kõik on mingi minu jaoks heas mõttes jura, mingi üldine jutt. Paremad kirjanikud, sügavamad kirjanikud, kasutasid igasuguseid allegooriaid nagu Valton ja tahtis selle kaudu või Jaan Kross. Muidugi ta kirjutas tegelikult kaasajast, aga allegooriate kaudu. Aga ikkagi me ei saa ka Jaan Krossi kaudu, me ei saa aru, kuidas tegelikult 70. aastatel elati Harju tänaval näiteks. Ma ei saa sellest teada, see on suur puudus. Ja ma olen ise püüdnud seda jõudumööda täita, näiteks ühe raamatu, seda vist siin ei ole, see on Pingviin ja raisakass. Seda ma ise pean oma võib-olla kõige paremaks ilukirjanduslikuks teoseks, see räägib ühest päevast, ühe minusuguse haritud inimese elus, kes hulgub mööda Tallinnat, kohtab oma tuttavaid. See on see aeg, kui kooperatiivid, eraettevõtlus, kõik on tekkimas, igal pool kihab elu, midagi kihab kogu aeg, heas ja halvas mõttes. Ja ta räägib oma vanade tuttavate ja uute tuttavatega, näeb, mis sellest saanud on. Ta ise enda peas käivad igasugused plaanid läbi, mida võiks teha ja peaks tegema. Ta tahab hirmsasti välismaale sõita ja ta peab plaani ja õhtuks ta jõuab koju tagasi ja ta ei ole midagi saavutanud. Ta jõuab tagasi oma naise juurde, kes on õnnelik, et ta koju tuli ja ta leiab, et selles inimlikus soojuses on ka mingi väärtus. See on üks päev ja ta on küllaltki lühikene ja tihe ja ta on õnnestunud. No vaat ja umbes samasuguse, ainult palju pikema välja venitatuma raamatu ma kirjutasin Kooparahvas läheb ajalukku, kuna mind hakkas lihtsalt häirima, et ei ole mitte mingisugust jäädvustust sellest, kuidas Eesti loovintelligents, loovharitlased elasid üle mineku Nõukogude ühiskonnast Eesti Vabariiki, kuidas nad jala maha said või ei saanud jalga maha, mida nad tegema hakkasid, kuidas nad seda kõike tunnetasid. See oli tohutu seisundi staatuse muutus. Tänapäeval on raske ette kujutada noorematele inimestele, et kunagi sõna kirjanik oli nagu firmamärk või tiitel või mis oli ülimalt lugupeetud asi. Tänapäeval kirjanikku võetakse rohkem ikkagi kui meelelahutajat või siis ütleme, ma ei oska öelda. Ütleme, trikimeistrit natukene ja sa kiiksuga ka natukene vend, aga see, et oleks rahva südametunnistus, seda vist kirjanikult keegi praegu ei oota. Välja arvatud juhul, kui see kirjanik kirjutab poliitikateemadel, kirjutab Tartu valimistest, siis seda kuulatakse.
aga elukirjanduslikku teost seda vaadatakse nagu mingit muud värki. No vaat nii on selle kirjandusega, aga ma tahtsin ühte asja öelda veel, enne kui mul meelest läheb. Alati kõik mõtted tulevad kõnelemise jooksul. Kas teil oli plaanis küsida minu käest, kuidas tuua inimesi kirjanduse juurde või ei olnud plaanis? Oli plaanis. No väga hea. Tähendab, tuua on täiesti võimatu, sellepärast, et vabadus on praegu. Väga lihtne oleks tuua, kui meil oleks valgustatud monarh. No monarhi meil ei ole, ütleme, oleks valgustatud diktaator või isevalitseja. Aga see on välistatud, sest nagu me näeme, isegi koolis ei tohi enam mitte midagi sundida. Sund on out. Kõik on täiesti vabadus, vabadus ja veel kord vabadus. Vabadus teeb elu lõdvaks. Niimoodi. Aga kuidas siis teha? Aga samal ajal me ei saa mitte kuidagi panna inimesi jõuga lugema väärtkirjandust. Ei saa. Täpselt nii samuti, nagu me ei saa panna inimesi kuulama väärt muusikat, süvamuusikat. Ei ole võimalik, et kõikides pubides häädemeestest Mehhikoormani mängiks Bach ja Beethoven. Keegi ei tuleks sinna pubisse lihtsalt. Aga fakt on see, et inimesed loevad. Ma nägin jälle mingid edetabelit. Mind seal loomulikult ei olnud, kuigi ka mina enda meelest müün üle keskmise kirjaniku kohta praegu. Aga on kaugeltki märgitud. Samal ajal vaata, mingid raamatuid ostetakse 10 000 on ostetud, 8, 9, 6 000. Püha müristus. Aga need on mis raamatud? Need on õpikud, mitte õpikud, aga eneseabi õpikud, kokaraamatud. No kõik säärased asjad niimoodi. Ja lasteraamatud. Aga siis mul tekkis selline idee, et me peaks ju tegema sellest seisundist, sellest veast vooruse. Ja tulles tagasi selle juurde, et kõik lapsena loetu jääb meelde. Lastele tuleb kirjutada väga-väga hästi tõesti. Praegu ma tean küll, et lastekirjanikud ei ole nõus sellega, protestivad ja ma tean, et on ka häid lastekirjanikke, miks ei ole. Aga üldiselt ikkagi lastekirjandus on nagu ta on enamasti. Aga ütleme eneseabi õpik või kokaraamat. Miks ei võiks kokaraamat olla kirjutatud suurepärases keeles? Sinna vahele võiks panna, ütleme Juhan Viidingu luuletusi, tal on kindlasti ka midagi söögi tegemise kohta ja üldse ta peaks olema väga kunstipärane, väga heas keeles, see on põhiline. Lihtsalt oleks midagi, see arendaks inimest ja niisamuti ka need eneseabi õpikud. Ega siis see, et mingi asi on väärtuslik ja nii-öelda heas eesti keeles kirjutatud, see ei tähenda, et ta igav peaks olema. On võimalik kirjutada hästi ja arusaadavalt. Nii et loll saaks aru ja targal oleks huvitav, see minu üks tees alati olnud. Ja vaat need raamatud, ühesõnaga kirjanikud ja üldse eliit peaks mõtlema, et kuna jõuga teha mitte midagi ei ole ühiskonnas võimalik. Aga vaat nende kaudu, mida rahvas niikuinii loeb, vaat need londid, mis neil niikuinii sees on, nende lontide külge tuleb monteerida seda süvavärki. Aga nii, et nad ise aru ei saaks, need inimesed. Et nii kui nad aru saavad, et neile tahetakse midagi sisse sööta jõuga, siis tekib kohe tõrge. Aga ei, tuleb märkamatult teha seda süva neile. Jah, miks ei võiks olla mingi kas või armuelu käsiraamat võiks olla ju maailma parimate kirjandusteostes olevate vastavate stseenide ja katkendite kaudu ja ütleme valitud lõigud erootilisest proosast näiteks. Seal on suurt kunsti olemas. Mina ei oleks selleks võimeline seda koostama, aga ma tean, et see on olemas. Te lugesite mu pilgust minu küsimuse, et miks Mihkel Mutt ei võiks ise midagi sellist kirjutada? No see tuli mulle mõni aeg, tuli mulle 5-6 nädalat tagasi see mõte, ma ei jõudnud veel, aga võib-olla ma võiks midagi teha. Kui Viiding saab valmis, siis järgmisena? Jah, aga ma arvan, seda võiks tegelikult ka AI-ga teha natukene. Teete kohe peale? Võiks teha. Ei, see vajab läbi mõtlemist, peaks töögrupi moodustama.
Kui mitu raamatut te olete kirjutanud Ei, üldse, olete ma ei ise pea kokku arvet, lugenud? ma ei oska täpselt öelda. No ma vaatasin, Wikipedia on kokku lugenud, et 41 peaks Rohkem on olema. kindlasti. Võib-olla rohkemgi, jah. Kas seal viimased on, ma ei tea. Aga minu meelest on 40, võib-olla 42-3, aga igatahes üle 40. See ei ole üldse palju. Valton oli 90 ringis, aga tal oli mõnigi väga õhukesed. Nii, aga te olete ju mitte ainult siis kirjutanud romaane, ka lastejutte, reisikirju, följetone, Kõike peale epose ja luule. Aga ka näiteks telestsenaariume. Paljud võib-olla ei pruugi teada, et näiteks ka Salmonite sari on teie kirjutatud. No see on üks asi, mida ma tahaksin muidugi oma eluloo raamatust välja rebida, aga kuigi väga ei tahaks ka, aga ma ei tahaks sellega lehvitada. Ja ma kirjutasin küll. Sellepärast lihtsalt, et see oli esimene. Ma tahtsin olla esimene ja proovida midagi, seriaali kirjutada. Ja no, eks oli nagu tänapäeval mooda sõna väljakutse. Seda sõna, ma ei tea, mida vanasti öeldi selle asemel, väljakutse. Ma ei tea, tahtid uut asja proovida. Ja sellepärast ma kirjutasingi. Ja tore oli näitlejaid, need head näitlejad, tippnäitlejad mängisid sellel ajal. Kõiki need seal juures näha ja see oli mulle kogemus ja ega see ma ei, seda ma ei kahetse, jah, aga no, et see mingi kunstiga oli tegemist, see on küll asjast väga kaugel. Aga ega uued paremad ei ole, ma ei leia. Selge. Salmonite järge filmi vaatasite? Ja Toomas Kirss kadunuke isegi soovis, et ma seda ise kirjutaksin, aga ma vabandasin välja ennast ja ma ei kirjutanud. Ei, ma ei vaadanud. Käesoleval aastal me tähistame ju 500 aasta möödumist esimese eestikeelse raamatu ilmumisest. On raamatu aasta. Kas te mäletate ka eelmist raamatu aastat, mis oli aastal 2000? Tunnistan ausalt, et ma ei mäleta sellest konkreetselt õieti midagi. See on ikkagi veerand sajandit ja sellel ajal olid igasugused isikliku elu jamad töö ajal. Sirbis olid seal Urmas Klaas tahti mind kangutada koha pealt. Urmas Klaas. See sama Urmas Klaas. Ja Urmas Klaas oli sellel ajal sihtasutus Kultuurileht nõukogu esimees. Ja neil oli kujutlus, et Kultuurileht peab olema kaubanduslik ja hästi levima ja ise ennast müüma ja ära tasuma. Ja mulle tehti etteheited, et ma ei ole lehetiraaži suutnud suurendada piisavalt. Ja millele ma vastasin, et see on võimalik ainult lehe taset alandades. Ja et ma ei hakka seal kommertsi tegema ja sellest tekkis konflikt ja siis Urmas Klaas tahtis mind lahti lasta. Aga see ei õnnestunud, kuna mul oli tööleping tähtajatu ja no ühesõnaga. Aga me oleme mõlemad selle ilusasti, me ei räägi sellest, kui me kokku saame ja me oleme säilitanud neutraalsed suhted ja see ei takista mul teda vähimatki soovitamast edasi olla Tartu linnapea, aga mitte uuesti Kultuurinõukogu esimees. Tähendab, iga inimene peab, tema ebakompetentsuse tase oli minu arvates Kultuurinõukogu sihtasutuse Kultuurinõukogu esimees. Ta pidi sellest kõrgemale tõusma, sest linnapeana ta ei ole ebakompetentsus. Vaat vahel on vastupidi, harilikult on ebakompetentsus kõrgemale tõustes, aga temal oli vastupidi. Tema just jõudis siis kompetentsuse. Allpool oli ebakompetentsus. See on üsna imelik, aga nii oli. Ja. Küsiks võib-olla veel seda, te küll mainisite, et ise luulet pole kirjutanud, aga on teil oma lemmikluuletajad? Jaa, viimasel ajal ma loen järjest rohkem luulet, kuna luule on lühikene ja väga ilus. Ja kuna ma Viidinguga tegelen, ei saa luuletajast aru, ilma et sa teaksid, kes on teda mõjutanud, keda tema on lugenud. Sa pead inimese sisse minema, kui sa kirjutad kellegi elulugu, sa pead mõtlema, mida tema tegi, kellega ta läbi käis. Üldse, sa pead ennast tema pähe panema korraks. Ja Juhan Viidingu puhul on see täiesti selge. Tema seosed, perekondlikud ja arbujad ja nii, et ma loen luulet, aga mitte ainult selle pärast. Muide, ma olin Loomingus luuletoimetaja, see on väga imelik, see on veel sama imelik kui see, et ma olen olnud Tartu noortemeister kergejõustikus.
see on ka väga imelik, kuidas inimene, kes ise ei ole luuletaja, kuidas ta saab olla luuletoimetaja. Aga nagu Doris Kareva ütles, et ma ei olnud üldse halvem luuletoimetaja, kui need, kes olid enne mind ja pärast teda. Nii et see on täiesti võimalik, see on äratundmine, mis on võimalik ära tunda, mis on hea. Ega ma paremaks teha küll ei osanud. Näiteks Valeria Villandi tegi paljudest luuletustest, mis olid väga kehvad, nagu Adolf Rammol ja need ta tegi paremaks. Aga ei pea tegema ja head luuletajat ei tee loomulikult paremaks. Mina ei üritanudki, aga kehvad ma muidugi tundsin kohe ära ja peksin tagasi. Ja ma olin jah luuletoimet ja loen praegu suurema hea meelega. Kirjandusega ja eriti luulega on nii samuti nagu on muusikaga. Ega ma kunagi eriti aru ei saanud, mida see tähendab, kui keegi ütleb, et ta paneb ajaviiteks või ütleb enne uinumist, paneb mingi plaadi peale ja kuulab seda muusikat. Ja nüüd ma olen aru saanud seda. Ma vahel loen ka mõnda luuletust lihtsalt sellepärast, et lõõgastuda ja et mul tekiks mingisugune hea enesetunne. Vaat selle kohta, mis puudutab raamatuid. Inglise keeles on üks ilus väljend, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, see on comfort book. Comfort book, see on mugavus, raamat, aga mitte selles mõttes mugavus, et lihtsalt läbi saada, vaid see, mis pakub sulle turvalisust ja hingelist heaolu. See on see raamat, mida võetakse kätte ja loetakse enne ka ja vahel lihtsalt, et sul oleks hea olla. Minul on selleks raamatus Meister ja Margarita. See teeb mul alati hea. Üks raamat on veel, see mul alati kaasas ükskõik kuhuga ma sõidan, ta on hästi väike, saab ka taskusse panna. See on Pajude tuul, The Wind in the Willows, ma loen seda ainult inglise keeles. Ta on tõlgitud küll ka eesti keelde, aga ta ei ole siin vähimatki kõlapinda leidnud, ma ei tea miks. See raamat on loomadest, kuna ma olen suur loomasõber, mulle hirmsasti loomad meeldivad. Ja mulle meeldib ka see, kui loomad on pandud inimese keeli, inimeste asju ajama. Sellepärast mulle ka lapsena Richard Roht, Laaned ja veed, see raamat meeldis. Aga see on ka see raamat, kuidas on tegelased, on siin vesirott ja mutt ja konn ja nad elavad, nad ajavad oma asju, nad räägivad kõige üldisematest asjadest, mis on hea ja halb. Seal on omad upsakused ja inimlikud kired ja kõik on selline väga normaalne ja hea. See raamatu esimene lause on, mutt on ka tegelane siin, mutt on üks peategelane. Ja esimene lause ongi, et sel hommikul mutt oli agarasti ametis. Ta toimetas oma väikese majakese kevadist suurpuhastust. Ja selles laadis nad ajavad oma asju ja see teeb mulle alati õudselt hea enesetunde, kui ma seda raamatut loen. Nii et see mul igal pool reistitel ja lennukis ka kaasas, ta kaalub, ma arvan, 55 grammi ainult ja see on väga hea raamat. Teil kodus mõni lemmikloom ka on? Praegu ei ole, oli, mul on koer, viimane koer, aga ma olen eluaeg koertega koos kasvanud, kuna mu isa oli suur koerte fänn. Aga päris endal mul oli ainult üks koer on olnud, üks suur hiiglaslik Dobermann. Ta on peaaegu inimese suurune. Ja teate, see looma surm on nii suur kannatus, kõik, kelle see olnud on, see teab, et see on sama suur kui lähedas inimese oma ja seda üle elada on väga raske. Ja kass oli ka, mu naine on kassisõber. Mina ei olnud kasside sõber, aga olles kassiga koos elanud üle 10 aasta, ma võin öelda, et kass on ka inimene. Kass on ka täiesti tore, ta on teistsugune hoopis, aga tal on omad voorused ja ta ei puutu empaatia. See kõik on palju ainult hillitsetum. Koer on, kõik on maksimaalselt kogu aeg ja väljas ja ta kannab oma emotsioone, nagu inglane ütleb, varruka välisserval on emotsioonid. Aga kassil on kõik jääb sisse ja see nende kaudu õpib niivõrd palju inimeste kohta tundma. Aga üldiselt mulle meeldivad kõik loomad, ainult madudega ma ei saa kontakti, seda ma pean küll ütlema. Saurustega ma saan kontakti, aga madudega ma ei saa. Aga loomad mulle kõik meeldivad ja ma võin öelda, et loomadel ja inimesel on palju vähem erinevusi, kui on kombeks arvata. Ja ma olen kindel, et kui näiteks elevandil oleks võimalus mobiiltelefoni kasutada, ta kasutaks seda. Põhiliselt on kõnevõime, mis eristab ikkagi inimest ja looma ja teatav
kujutlusvõime, need on kõik, muud erinevust ei ole. Loomal on samad vajadused rahulolu järele, aga ta saabki rahul olla, kui tal on rahu. Aga inimene tunneb muret tulevase mure pärast. Inimene on loomal, kui kõht on täis, siis on ta õnnelik ja rahul. Ja küll inimene kadestab teda, et kuidas saab olla nii õnnelik ja rahul. Aga inimene tunneb nälga tulevasest näljast, kuigi tal hetkel on kõht täis. Sest tal on nii palju mõtteid, ta on nii palju kujutlust, ta kujutlus rändab ainult. Sellepärast ei saagi inimene õnnelik olla. Koer ei mõtle, et teine koer on temast ilusam. Koer ei mõtle, et teine peremees on parem kui tema peremees. Inimene võib küll mõelda, et teine naine võib olla parem või teine mees on parem või miks ma ei ole nii kuulus kui see või. Koer ei mõtle kunagi, et ta ei ole nii hea kui teine on. Ta on õnnelik sellena, kes ta on. Väga palju on sellest õppida, aga ma tean, sellest ei tule midagi välja. Siis sa pead ma mõistuse ju kinni panema. Ja jõuab ikka selleni välja, et midagi head sellest tulla ei saa. Koera kohta öeldakse, et inimese parim sõber, aga inimsõpru on teil palju olnud elu jooksul? Sõber on väga, väga nõudlik mõiste, nii et ma ei kasuta seda. Ma kasutan mõttekaaslane, kaaslane, aatekaaslane ja lihtsalt väga hea tuttav. Aga sõber mõiste minu leksikasse see ei kuulu. Ma võin seda kasutada retooriliselt, kui ma pöördun seltskonna poole koosolekut lõpetades ja mõtlen, et sõbrad, teeme nüüd nii, et rohkem ei vaidle selle teema üle. Kasutan sõna sõbrad, aga ma ei mõtle, et nad oleksid minu sõbrad, kellega ma lähen luurele. Kus kurat küll see väljend on pärit? Luurele, kas midagi muud ei ole parem välja mõelda? Võib-olla reisile näiteks, kellega läheks reisile koos. Reisile pigem, reisil näeb tohutult palju. Reisida meeldib, olete palju reisinud? Hirmsasti meeldis reisida, aga nüüd mul enam ei meeldi, sellepärast nii palju tuleb selle nutitelefoniga vehkida ja kõik see pagasikontroll ja sa pead seal lennukis jooksma, et sa oma kohta saada ja mulle meeldiks reisida ikka niimoodi härrasmehe kombel, et sul on kõik olemas, et ma ei pea nägema vaeva nii palju selle igasuguse muu asja üle. See on võimalik, kui rikas olla, aga mis sa teed, kirjaniku asi. Aga teate, reisimisega on niimoodi, et ma olen selle tarkuseni küll jõudnud, et üks inimene võib hommikusest jalutuskäigust pargis saada suuremat rõõmu kui teine inimene, kes asutab ennast ookeani kruiisile 100. korda ja on täis tüdimust. See on niimoodi, sõltub inimesest. Aga ma ei tahaks ikkagi ühte teisele vastandada. Tahaks reisida ja tahaks ka pargis hommikul käia. Reisi peal näeb väga palju, see on tõsi. Ma olin näiteks Juhan Viidinguga üks kord, nädal aega me olime koos 86. aastal Soomes, nädal aega koos hommikust õhtuni ja sellepärast ma julgengi temast kirjutada, muidu ma ei julgeks, kuna ma olen näinud teda ka väga lähedalt. Seal näeb, lihtsalt reisil näeb, aga miks luurele minna? See on teada, mis luurel juhtub. Midagi head seal ei juhtu. No nii, minu küsimused ei ole küll veel ammendunud, aga ma vahepeal küsin, et kas publikul on tekkinud. Ja, palun. Kui palju te läbi mõtlete struktuuri ja peategelasi ja tegelasi, mis see raamat on? Kui palju te mõtlete läbi oma raamatute tegelaste ja kuidas see tegelast? Raamatustruktuur, sisukord ja enne kui kirjutama hakata. Mul on harilikult teada, kuhu ma välja tahan jõuda. Lõpp on sageli teada, isegi lõpulaused on vahel teada. Aga struktuur on jah üldiselt paigas. Minuga, ma olen liiga teadlik inimene ja ma olen ise olnud kirjanduskriitik küllalt kaua. Minuga on välistatud see juhtum, nagu mõned 100% loovad kirjanikud ütlevad, et mu tegelan hakkas elama omaette elu, ma ei tea, mis nüüd teha. Minu puhul on see täiesti välistatud. Minu tegelane elab seda elu, mis ma talle ette kirjutan. Nii et jah, ei, aga struktuur võib natukene muutuda. See võib ikka muutuda, aga üldiselt jah, ei, ma ikka tean. Jah, ma olen väga teadlik kirjanik. See ei ole mingi pluss.
Tammsaarel hakkasid tegelased elama. Küsimus. Siin oli juttu kergejõustiku noortemeister Tartus, aga mis alal? Mis alal te olite kergejõustiku meister? See on veel uskumatum asi. Kõrgushüppes ja kuulitõukes. Ahah. Nii. Ja. Liina, siin on ka üks küsimus. Jah. Aga mis alal sina, Toomas, olid? Ma ei olnud Tartu meister. Tallinna? Ei, ma ei ole mingi meister, ma olen kõige Margarita. Aga mis oli su rekord vanapaberi kogumises? Vanapaberi kogumises küll oli ka rekord. Ei ole midagi ette näidata. Nii, jah. Raamatu puhul Mati Undis tuli teile ilmselt kasuks, et te teda isiklikult hästi tundsite, kuivõrd aitavad Juhan Viidingu raamatu puhul isiklikud mälestused ja isiklik tutvus. Et kui palju aitavad isiklikud mälestused, isiklik tutvus nüüd Juhan Viidingu raamatu puhul kaasa? Juhan Viidingu puhul mängivad kõvasti kaasa. No ilma ei ole ju võimalik kirjutada minusugusel. Juhan Viidinguga ma puutusin kokku, hakkasin puutuma Mati Undi pool Mustamäel, tema niinimetatud salongis aastal 85. Uuel aastal, kui ma seal käisin esimest korda küla, siis ma teda nägin ja pärast me puutusime seal pidevalt kokku. Juhan elas sellel ajal aktiivset seltsielu. Sellel ajal ta tarvitas alkoholi ja sattus ka seiklustesse ja ta oli väga elav, tõeline meteoor ja elavõbe ja vulkaan ja kõik kokku. Ja pärast me puutusime küll vähem kokku. Eks me olen käinud reisimas ka mujal veel, Saksamaal, ja ma olen näinud, kuidas Juhan 94. aastal, see on huvitav, pool aastat enne oma vabasurma, kuidas ta Berliinis, me olime seal 10 kirjanikuga ja vastuvõtjad, kelle seas olid ka lõbusad tegelased, nad korraldasid minule, Juhanile, Mati Sirkelile ja veel väiksemale seltskonnale tutvumise Berliini ööeluga, mis sõidutati endisesse Ida-Berliini lokaalidesse ja Lääne-Berliini ja igal pool olime 1,5 tundi, see on see knaipimine, saksa mõiste, mitmes kõrtsis käimine. Ja ühes viimases kõrtsis Juhan, kes oli väga vaimustuses, hakkas kõikide üllatuseks põrandal kätel käima ja kõik olid šokeeritud, mida see tähendab. Aga nii oli, säärane mälestus näiteks. Ja kui me olime seal samas Soomes Orivesil esinemas, siis tagasi teel ka peeti kinni aeg-ajalt ja ikka tehti metsapeatusi ja väikseid peatusi ja Juhan ühes kohas ronis kirikutorni. Tal oli see kalduvus, et ta tahtis lapsest peale ronida kõrgetesse kohtadesse. Ja ta roniski seda otsese mõttes ja Soome vastuvõtjad, enamuses korralikud kohalikud kultuuritöötajad, raamatukogutöötajad ja need olid, nad ei osanud seisukohta võtta, mis asja see tähendab. Enne oli Juhan nad viinud vaimustuse ääre peale. Ta esines seal oma lavakavaga õhtul ja eestlased olid harjunud, et Juhan on säärane sädelev kuju. Ta oli ju hiilgav kabareekunstnik. Ta oli minu meelest parem kabareekunstnik isegi kui näitleja. Meie olime harjunud temaga, aga soomlased ei olnud üldse kuulnud temast ja saanud aru. Ja kui nad nägid esimest korda niisugust asja, siis nad sõna otseses mõttes daamid kiljusid saalis vaimustusest ja pärast see inimene ronis kiriku torni otsa. See näitab, aga see kõik on huvitav. Aga teie küsimusega seoses veel see, et mina kirjutan selle põhjal, mida ma olen näinud, mida ma olen kuulnud ja lõppeks Juhan Viidingu luule on ainulaadne allikas, kuna kogu tema elu on seal kirjas. Ta on luuletanud täielikult oma elust ja ta on elanud läbi oma luulet. See on haruldane juhtum. Ja vanasti
või ütleme, enamik biograafiaid on kirjutatud 2 allika põhjal. Epistolaariumid, mida see inimene on kirjutanud teistele inimestele, varasematel aegadel ju väga palju kirjutati kirju, terved köited, või siis selle inimese päevik, vanasti peeti ka päevikud ja väga ohtralt. Nende najal on kirjutatud suurepäraseid elulugusid. Aga kui päevikut ei ole, Juhan pidas küll päevikut, aga see põletati ära. Siis kirjavahetust tal ei ole. Tänapäeval inimesed vahetavad kirju küll, aga e-maile. Need on palju lühemad ja seal on juttu millest. Need on väga konkreetsed ja lühikesed. Nad ei ole säärased pikad ja elu kirjeldavad nii, nagu olid vana aja kirjad. Ja kui palju on neid e-kirju, kus keegi kirjutab oma vaadetest, oma mõtetest. Need on rohkem informatiivsed. Nii et mida teevad tulevased biograafiate autorid, seda ma ei kujuta ette ja mul on tunne, et nad lahjemaks muutuvad. Praegu on põhiline allikas, mille najal inimesed kirjutavad eluoluraamatut, tänapäeval on juba isikuraamatut, kuna elu pole veel õieti olnudki, kirjutatakse raamat juba ju 2-30 aastasest. Selle allikaks on ka ajalehe väljalõiked ja intervjuud selle inimesega. Meediakriitika ja selle inimese intervjueerimine, aga kas sellest tuleb hea raamat, selles ma kahtlen. Igatahes mina seda teed ei ole läinud ja. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Kui ei hetkel, siis me ei saa juttu või meie kohtumist lõpetada ilma, et räägiksime ikkagi ka teie kõige uuemast raamatust, Tartu tuld Toomas. Ma vaatasin, et Berk Vaher on kirjutanud Eesti Ekspressis, et see pole pelk ajaviite jutukas. Autor tahab öelda midagi olulist ja kestvat. Olete nõus? Mis oli selle raamatu kirjutamise eesmärk? Ma ütleksin, nagu vanaema mulle ütles, et kui ajaleht nii kirjutab, ju on õige. Minu meelest Berk Vaher kirjutas väga kriitiliselt. No ma võin siit ühe lõigu veel lugeda, jah, tõepoolest. Ta kirjutas väga kriitiliselt. Ta ütleb näiteks, et Mutt on küll aina olnud muhe irooniline vaatleja, aga tedagi haarab lausa jahmatav nägemuslik elevus, kui ta kõneleb Emajõest. Oleks vahva, kui kõik need 100 kilomeetrit oleksid täidetud eluga. Džonkid, kruiisilaevad, sadamakõrtsid ja muu melu. Ja selle peale ütleb siis Berk Vaher, tohoh, pikemalt rannas peesitajale on neid lõbulaevu isegi juba kurnavalt. Lodjad ja parvesaunad on küll nunnud, aga jetid ja putinistide tümmikaatrid kohe kuidagi mitte. No, ma ei tea, Berk Vaher on ju ka üks Vabaduse puieste eest võitleja, mis ta tahab Vabaduse jõge teha, et seal ei sõida ühtegi paati mõnda aega või. Mina küll ei leia, et oleks palju. Berk elab Tähe tänava valguses mu teada, ta ei ela Emajõe ääred. Kuidas see Emajõgi nii talle, ma ei saanud sellest tõttu öelda aru, miks Emajões ei ole ju palju neid. Ainult siis on seal palju laevu, kui toimuvad mingisugused kevadel on mingid päevad, kui need, siis kogu Emajõgi on ilusasti ja kahel pool on rahvas vaatab ja kas see on see Emajõe festival. Kuidas? Emajõe festival vist. Jah, ma arvan, et see on see ja see mulle väga meeldib. Rohkem peaks üks asja olema. Jõgi on ainulaadne asi ja jõelinn, just säärane linn, kus jõgi keskelt läbi voolab. See on väga tähtis ja järgmine asi, mis Tartus tuleks teha, on see, et see jõgiga natukene kaugemale, et see promenaad, mis praegu ju lõpeb ära seal Sadama teatri juures, see peaks olema kuni Sõpruse sillani välja ja Karlova sadamani peaks saama jõe ääres kõndida. Kaugemale ei ole vaja ja teisele poole ka ei ole vaja. Las seal olla niisugune loodus, aga siin peaks olema. Seal on küll vahel igasugused mingite ettevõtete taristu ulatuvad seal veepiirini ja seal on muidugi rasked läbirääkimised, aga oleks loomulikku saab kõndida kaugemale. Ja üldse see piirkond, mis praegu on, seal kvartali taga, see on vist Aleksandri tänav, jah? Vasakul on turu paremal Aleksandri. Alati, kui ma tulen Lutsu raamatukogust ja lähen mööda Küüni tänavat number 4 bussi peale, et sõita oma elu kohta,
siis ma jään seisma sinna ristteele, vasakule kaubamaja, paremale ülevale Vanemuine ja ees on Kvartal ja seal kõrval on siis see Aleksandri tänava algus ja ma vaatan taevas, see on just niisugune koht, et siit peaks algama uus Rüütli tänav. Et siin on kõik olemas, siin on pingid ja see kõik on paremalt see kohvik ja kõik, aga ma tean, et 200 meetrit edasi see kõik lõpeb ja siis algavad tavalised Hruštšovkad ja see kõik ära. Aga tegelikult sealt peaks linn minema, seal peaks olema see, kus see Tartu jätkub ja seal tuleb see uhke keskus. Turu tänava poole, seal on see plats tühi, kus see katlamaja oli. Aga see katlamaja taha peaks tulema see promenaad, aga üldse kogu see Kvartal, kuni ma ennustan ka, et 50 aasta pärast kõik see, mis jääb kuni Sõpruse silla see pikendus, mis läheb üles Tolstoi tänavani välja, et see kõik, mis siiapoole jääb, et see on uus. Et see on uus Tartu, tuleb sinna, see on õige koht talle. Kuidas te Tartu arenguga üldse rahul olete viimastel aastatel? Te elate ju nüüd Tartus juba päris mitu aastat. Ma ei oska seda öelda. Jah, ikka jah. Kuidas ma rahul olen, millega ma rahul? Kui vaadata väliselt, ütlen ausalt, Tartu on muutunud heas mõttes, ma kordan heas mõttes kaubanduslikuma väljanägemisega. Tartut on parem vaadata. Korratust ja lagastust ja seda kõike, mida mina nägin siin, kui ma siit lahkusin 70ndate lõpul ja vahepeal ka kogesin, seda kõike ei ole enam. Tartu on palju rohkem korda tehtud. Aga nii on mõni teinegi koht Eestis mõõda. On välised kõik, on ilusam ja korras on ja tõesti on. Aga mis puudutab seda, mis mind eriti huvitab, on ikka inimeste elu ja selle kohta on nii ja naa, nagu öeldakse. Elu ei ole, me kõik teame seda. Linn on õhtul küllaltki tühi. Aga ma võin öelda, kuna ma sõidan väga palju Eestis ringi, see on minu kiiks jälle, et ma käin väga palju, eriti suviti autoga Eestis. Mujal on samuti tühi. Ega sügistalvel Pärnus, kus on samuti Rüütli tänav, ega see ei ole rohkem inimesi täis kui Tartu Rüütli tänav. Isegi Harju tänav ei ole inimesi täis. Kusagil ei ole väga palju inimesi. Nii et kui vanasti räägiti väikelinna idiootsusest, oli sarnane termin, väikelinna idiootsus, siis praegu võib rääkida juba keskmise suurusega linna idiootsusest. Tartus õnneks veel näeb noori inimesi. Eestis ringi vaadates on see probleem minul, et ma ei näe noori enam. Väiksemates linnades jääb mulje, et sinna on jäänud vanemad inimesed, kelle juured on seal, kellel puudub jaks või tahtmine ära minna. Kõik, kellel on natukenegi võimalust, lähevad kuskile mujale. See on õudselt kurb. Ja särasilmseid puhvissilmalisi on vähe. Mitte puhvissilmalisi, sabalisi. Puhvissabalisi on vähe. Siin on kohe näha, kas linnas on mingi magnet nende jaoks. Näiteks ma käin väga sageli Viljandis. Viljandis näeb huvitaval kombel kesklinnas särasilmseid noori, kes räägivad semantikast ja muudest sihukestest asjadest. See on sellepärast, et Viljandis on see kultuuriakadeemia. Ja kontrast on see, et kui nädalavahetusel sattuda Viljandisse, siis ei näe neid. Nad on ära sõitnud. Ja nad sõidavad minema ka 2-3 aasta pärast, aga tulevad uue tasemele. Nii on ka Tartuga. Aga nädala sees ja nad käivad ja arutavad seal ja nad on kuidagi elusad, toovad sinna elu. See on väga tervendav näha. Aga Tartus ja ma ei tea, kuidas seda kõike teha. Praegu mina olen sellepärast 2 käel Süku poolt. Põhjus on selles. See on üks suur riski peale minek. See, et see midagi väga palju muudab inimeste elu elavdamise mõttes, see ei ole sugugi kindel. Teine asi on see, et raamatukogul ja galeriidel, kunstimuuseum, kõigil on vaja ruume, seda ma üldse ei räägi. Sellepärast peab kindlasti tulema, aga ma räägin just sellest teisest, et siin hakatakse suhtlema ja käima. Koha mõttes see võiks täiesti niimoodi olla. Ma tean omast käest, kui ma tulen bussiga või rongiga või ükskõik kuidamoodi, see koht jääb tee peale ette. Ja see tee peale ette jäämine on erakordselt oluline. See koht, kus kokku saadakse, peab inimestel tee peale ette jääma. Ei saa olla koht, et minnakse spetsiaalselt kaugele kuhugi.
No mis kauge on ERM Tartu üldse maailma mastaabis, 23 minutit jalgsi kõndida. See ei ole kaugel, aga sinna ei lähe keegi. Ma käin iga nädal korra sealt kandist läbi, põhimõtte pärast, vahel rattaga, vahel lihtsalt jalutan. Ja tee, mis tahad. Uhke, no tõeline koloss, igas mõttes eeskujulik. Aga ma ei näe seal väga palju inimesi, ma ei näe seal elavat elu. Ma tean, kui on näituste avamised või mingid etendused nad seal on, aga muidu see paik on küllaltki vaikne. Seal ei ole näha, et inimesed vooriksid sinna või et see oleks koht, kus kokku saadakse. See on üks asi, selles mõttes Siurul on väga suured eelissed. Aga selle miinuspool võib jälle see olla, inimesi on vähe ja vähemaks jääb. Ja nende vähestegi harjumused muutuvad. See mõiste kusagil käia istumas, olemas kusagil väljas, näost näkku suhtumas, see jääb järjest vähemaks. See ei kao, aga ta jääb vähemaks. Kust võtta neid inimesi, kes siin käivad? Kas siis teine koht, kus ma alati läbi jalutan, on see aparaadid, noortelinnak. Vahel seal on rahvast natuke rohkem, eriti suve ajal istutakse. Aga praegusel ajal, nädala keskel, seal ei ole midagi. Seal on vähe inimesi. Ma ei tea, kas genialistide klubis on palju inimesi. Ma ei ole sellest kindel. Ma tean, et promenaadis on teatavatel päevadel inimesi. Ja kujutame nüüd ette, et tuleb üks suur tähtis koht Siuru veel. Kas me kujutame ette, et on teine komplekt inimesi, kes hakkavad seal käima? Ei. Sinna tulevad need samad, kes käisid praegu nendes eelmainitud kohtades ja veel mõnes kohas. See tähendab, seal jääb veel vähemaks. Ja ma ei tea, mis siis saab niimoodi üldse. Aga mingi lootus, tähendab, väga palju lootust ei ole, et sellega imet tehakse selle Siuruga. Aga kui ma vaatan kõrvale, kuhu raha kulutatakse, mina olen nimelt väga suur Rail Balticu vastane, see on täielik hullus. Kui säärasele asjale raha raisatakse, siis Siuru selle kõrval on heategevus. Nii et peab ikkagi tegema. Aga ma ütlen ausalt, ma olen ettevaatlikult optimistlik, aga teisiti ei ole võimalik. Väga hea. Selle optimistliku noodiga võikski lõpetada või? On veel küsimusi? Ja palun. Mis ikkagi see AI siis ütles lõpuks Mihkel Muti kohta? Ta küsis, et mida AI ütles Mihkel Muti kohta. Ega ma otseselt niimoodi ei küsinud. Ma küsisin, et milliste sõnadega võiks kohtumise lõpetada. Ja see oli selline paatoslik jutt, et umbes, et meil on väga hea meel, et te saite tulla ja nii edasi. Selle AI-ga seoses on niimoodi, ma ju ka vaatan internetis, kuidas kõik asju seal kokku praegu tehakse ja töödeldakse, keda ühesõnaga reaalsuse tõe kriteeriumid ju kaovad, kuna kõik inimesi on võimalik tänapäeval kokku panna ühele pildile ja igasugust asja teha. Vaata, vanasti loeti vähemasti kirjanike seas üks vahe, oli niimoodi, kui kedagi parodeeritakse. See oli muidugi ikka pilge, aga samal ajal see tähendas, et sa oled keegi. Tähendab, sul on ikka väiksed firmamärk, et ilmetut asja on väga raske parodeerida. Teiseks, asja, mida ei loeta, ei ole võimalik ega mõtet parodeerida, kuna ei teki seda efekti, mida on parodeeritud. Ja nii on võib-olla ka AI-ga, et ühel päeval on niimoodi, et kui AI sind on järele teinud, või siis sa oled tehtud mees või naine. Mind ei ole veel AI tahtnud järele teha. Aga ma võib-olla teeb kunagi, siis ma olen ka tärnipagunitele saanud. Ma tahtsin enda poolt veel öelda, et selle Tartu tuld Toomas raamatu kohta minul on alati kombeks vaadata, et kas lõpus on nimeregister. Ja selles raamatus õnneks on. Ja siis hakkas silma, et mõningaid Tartule olulisi inimesi oli mainitud korduvalt, mõningaid isegi 10 kordades ja mõningad inimesed olid täiesti jäänud tähelepanuta. Et kas näiteks, ütleme, Tartu Ülikooli raamatukogu kunagised juhid ei oleks ka väärt olnud mainimist või ka Tartu linnapead, ülikooli rektorid? Kindlasti raamatukogu direktorist kindlasti on seda enam, et me olime ka isiklikult tuttavad, aga ütleme siis niimoodi, et see on viperus või tööõnnetus või oli tulnud lihtsalt jutuks ülikooli raamatukogu. Ma ei maininud ka linnaraamatukogu.
aga Linnaraamatukogu olen ma kajastanud ühes jutus. Mul on üks esimesi novelle, mis ilmus Mehed Loomingu Raamatukogu, see on Raamatukogu mees. Vaadake, sellel ajal, kui siin oli lugemissaal, siis lugemissaalis käis väga mitmesugust publikut. Ma tean, et ka nüüd käib muude linnade raamatukogudes. See on mingi imelik statsionaarne publik. Nad on natuke imelikud, nad on natuke nagu kiiksuga, aga nad on rahulikud, nad istuvad, nad krabistavad, nad loevad, vahel nad pomisevad natukene. Neid on võib-olla olnud kunagi mingi teine minevik, võib-olla neil ambitsioone. No võt, see on ka ühes säärasest inimesest kirjutatud. Ta oli üks väikene kõhetu mehikene, kes luges hommikust õhtuni kõige tavalisemad ajalehti ja käis niimoodi väga aeglase sammuka kikivarvastel, käis nende avariiulite juurde ja läks tagasi. Ta mitte kunagi kedagi ei häirinud. Ta oli nagu mingi maskott ja ta äratas minust imelikku kaastunnet. Aga jah, Laine Peep on teil, ma saan aru. On, jah. Aga no mitte ainult tema, seal on ka Peeter Olesk, Krista Aru, mitmed teisedki silmapaistvad juhid olnud. Krista Aruga me oleme koolikaaslased. Ja. Muidugi oleks, aga ma ei jõu, Võib-olla tuleb järg. Kui Viiding saab valmis, siis tuleb Tartu tuld Toomas 2. Ei, minul on see asi, et kui ma olen ühe asja ära kirjutanud, siis ma üldiselt lülitan ennast sellest välja ja ma ka Tartu raamatust see on minu jaoks läbikäidud etapp. Ma ei saa enam ma ei võta elu lõpuni tõenäoliselt, ma ei võta kätte enam Tammsaare teoseid, sellepärast et ma kirjutasin raamatu Tammsaare tööst ja armastusest, kui ma tegin nii-öelda lähilugemist mitu aastat ja panin kõik oma mõtted sinna kirja ja pärast seda on lihtsalt, ma ei saa enam kätte võtta ja ma arvan, ka Mati Undi teosed ma ei saa enam hästi kätte võtta. Ja ma lepin sellega ja Tartut ma kätte võtta ei ole raske. No selge, siis on nii. Kas on veel küsimusi? Teeme nii, et aeg surub juba peale. Kas üks küsimus mahuks veel, kui on kellelgi midagi südamel? Aga kui ei ole, siis suur tänu tulemast ja suur tänu härra Mutile, et leidsite meie jaoks aega. Oi, aitäh. No surme kätka. Jah.